käige kõik perse, kes te Redditis miinustasite seda infot. Kas sina teadsid, et kui sa toidukulleriga endale koju süüa tellid, siis maksuõiguslikus mõttes võib juhtuda, et sina oled selle kulleri tööandja ja see raha, mida sa maksad, on tema palgatulu. Jah, täiesti tõsiselt nii võibki olla ja kusjuures ma ise ei olnud ka selle konkreetse näite peale tulnud. Mina alustasin tänase video tegemist selle teadmisega, et jah, kui mul tuleb mingisugune remondimees koju või kuidagi osta niimoodi väikses mahus teenust kelleltki, mina inimesena, teiselt inimeselt, mina teadsin, et siis tegelikult mina kui teenusostja pean maksma sotsiaalmaksu selle inimese eest. Nii ulmeliselt, kui see ka ei kõlaks, päriselt ka nii on. Ehk tänane teema on maksimaalselt ebaseksikas. Teemaks on tööjõumaksud ja video eesmärk on see, et te teaksite, et Redditis antakse pidevalt valeinfot, kui te veel ei teadnud seda, sest tänase video algpunkt oli taaskord Reddit, väike alafoorum R/Eesti, kus väga tihti ja mina muidugi märkan eelkõige juriidilistel teemadel seda probleemi, ma ei tea, kuidas teiste valdkondadega on, aga väga tihti ma näen, kuidas antakse totaalselt väärat infot inimestele. Seal vahel keegi küsib mingi tööõiguse kohta või midagi ja tihti on õigeid vastuseid ka, tihti on valesid vastuseid, aga kõige valusam on näha, kui keegi annab õige vastuse ja ta saab miinuseid. Miinus tähendab siis see, et inimesed hääletavad maha, et vale vastus, loll vastus. Ja kui siis tegelikult on tegemist õige vastusega, siis on küll selline rebi juuksed peast välja tunne. Ma võin ainult ette kujutada, mis tunne on näiteks arstidel, kui nad loevad kuskil netis, kuidas inimesed soovitavad teineteisele, et ei, ma tean, ma olen uurinud seda teemat, et parem kuradi söö seda hobustele mõeldud ussirohtu, ära seda ravimit või vaktsiini või mida iganes küll võtta, et see tapab su, aga söö seda kuradi ussirohtu või ma ei tea veel parem. Joo valgendajat, jumala eest, jooge valgendajat, ärge ainult lastel andke, täiskasvanud inimesed, jooge nii palju valgendajat, kui tahate, aga ma võin vaid ette kujutada, kui frustreeriv on arstide jaoks see. Tulles aga tagasi juura juurde, siis juhtus mõni aeg tagasi see, et Redditi Eesti grupis oli mingi postitus seoses Lauri Läänemetsaga. Temal on ju praegu käimas skandaal, mitte ainult skandaal, nüüd on lausa kriminaalmenetlus küsimuses, et kas tema rikkus reegleid, kui ta väidetavalt, see on see süüdistuse sisu või etteheide väga lihtsustatult, et kas ta maksis kellelegi ümbrikupalka, ehk selline üks inimene teisele maksis nii-öelda mustalt, sest seal tekib maksukohustus, mida enamik inimesi ei tea, sellest me täna räägime, ja siis seal Läänemetsa puhul on omaette küsimus, et kas ta kuluhüvitiste kasutamisel rikkus reegleid, sest seal on teemaks ka riigikogulase kuluhüvitiste kasutamine, seaduslikkus, eetilisus, mida kuradi iganes. Need kuluhüvitised pole täna teemaks. Täna on teemaks ainult see nii-öelda ümbriku palga teema. Ehk kui üks inimene teisele inimesele ei ole OÜ, ei ole FIE, lihtsalt kaks tavalist inimest, üks osutab teisele mingit teenust, siis on reaalsus see, et see, kes ostab teenust, näiteks kui mina maksan töömehele, palun aita mul see mingisugune asi siin kodus ära teha, mida ma ise kas ei oska või lihtsalt tõenäoliselt teeks väga sitasti, maksan tal raha, tegelikult mina peaks siis riigile maksma temast sotsmaksu. Ning taaskord jah, päriselt nii on, mul on tõendid, mul on tšekid, mul on arved, mul on kõik. Tegelikult mul on lihtsalt peaasjalikult tõendid, esiteks seaduse tekst, teiseks meedias on seda ka korduvalt öeldud ja kolmandaks ma reaalselt pärast seda Redditi postituse lugemist tegin selgitustaotluse maksuametile ja otsustasin, et kurat võtaks, teeme selle asja selgeks, et iga kuradi Redditi eestlane ka saaks aru, et seal lõimes hääletati maha õiged vastused. Et õigustada maksuametile seda, et ma ettevõtte vahendite eest ostsin tahvli temust, siis ma kasutan vahelduseks selle tahvlit ja näitan teile väga lihtsustatult, kui üks inimene ostab teenust ja maksab selle eest raha. Ma vaatan, kas ma noolet panin õiget pidi. Ja, kuradi euromärk tuli nii kole, aga lihtsam on dollarimärki joonistada, aga siis mõtlesin persse, need usakad on täitsa napakad juba. Mitte inimesed, aga nagu valitsus ja seal ees otsas olevad inimesed üritasin euromärki teha. Ühesõnaga, kui inimene ostab teenust, maksab selle eest raha, siis võib juhtuda, et see teenuse ostja peab tasuma riigile sotsiaalmaksu. Seda ei juhtu, kui inimene ostab teenust OÜ-lt. Tõmbame OÜ siit maha. Kui sa OÜ-lt ostad teenust, sa ei pea maksma mingit sotsmaksu ilmselgelt ja kust sa tead, et sa ostad OÜ-lt teenust, OÜ väljastab sulle arve. Kui sa ostad teenust FIE-lt, siis ka ei pea maksma sotsiaalmaksu tema eest. Tal on oma süsteem. Nüüd, kui sa ostad tavaliselt inimeselt, teiselt inimeselt, kes pole OÜ ega FIE, siis on veel üks küsimus, panen küsimärgi. Siis on küsimus, et kas see inimene kasutab ettevõtluskontot. Kust sa seda tead? Küsidalt esiteks ja teiseks selle kohta on ka andmebaasi olemas kuskil MTA veebis, panen lingi kuskile video alla. Kui ta kasutab ettevõtluskontot, siis sa ei pea mingeid makse tema eest maksma. Selleks ongi ettevõtluskonto selline lihtsustatud variant. Kui ta ei kasuta ettevõtluskontot, vaid oma tavalist pangakontot või soovib saada sularaha või sina soovid tal anda sularaha, nii et sa ei tea, kuhu see läheb,
siis võib juhtuda, et jah, sina oled tema tööandja ja jah, sina pead riigile nüüd tasuma sotsiaalmaksu. Täitsa päriselt, nii on. Ma kordan seda kogu aeg, sest ma tean, et enamus inimesi ei tea, enamus ei usu ja naljakas, irooniline ja fantastiline, et iga kord, kui ma kuskil internetis midagi lolli näen, siis mingi tee viib ikka Martin Helmeni millegipärast. Mina pole süüdi, Reddit on süüdi. Selles Redditi postituses nimelt oli välja toodud, et Martin Helme on kohe eriti kuri Läänemetsa peale ja heidab talle ette, et lisaks kuluhüvitistega pettuse tegemisele on õhus ka maksupettus. Ehk seoses siis, eks ole, ümbrikupalk, mingeid makse riigile ei läinud. Ja naljakas on see sellepärast, et Martin Helme ise aastal 2019 väga enesekindlalt väitis, et see ei ole tema mure, kas tema remondimees või töömees, kas tolle eest on maksud makstud. Näiteks siin üks Postimehe artikkel 3. detsember 2019, pealkiri Martin Helme vastulause, süüdi on mustalt töötav mees. Sorry, Martin Helme mustalt töötav mees, mul tulid muud naljad pähe. Aga siin on toodud tsitaat Helmelt, kus ta ütleb, et kui mul käib abimees, keda ma paar päeva kasutan, siis sõlmin ma temaga suulise käsunduslepingu ja annan lõpus kokku lepitud summa. Maksud selle pealt peab maksma tema. Kui ta seda ei tee, rikub ta seadust. Aga see ei ole minu probleem. Ütlesin seda ka puldist, aga seda ajakirjanikud raporteerida ei taha millegi pärast. Kirjutas Helme. Mis on naljakas, sest ta eksib täielikult, see on vale. See on vale ja see on topelt naljakas, sellepärast et ta oli sel hetkel rahandusminister. Maksude teema on Rahandusministeeriumi teema, Maksu- ja Tolliamet on Rahandusministeeriumi haldusalas, nii et fakt, et isegi rahandusminister pani täiega puusse ja ütles täiesti valesti, peaks lohutama kõiki, kes on sellest infost kuidagi üllatunud või ei teadnud seda. Samal päeval ilmus siis ka Postimehes veel artikkel, mille autoriks on Harri Tuul pealkirjaga Maksuamet lükkas Helme väited ümber, töömehe palkamisel peab ka eraisik maksud tasuma. Jah, täpselt nii ongi. Mina jõudsin sellele järeldusele seaduse lugemisel, sest tegelikult see tuleneb seaduse tekstist, kuigi seal võib veel küsimus õhku jääda, siis tegelikult see tuleneb sealt. Aga pärast seda Redditi postitust ja seda, kuidas kõik seal väga enesekindlalt segast peksid ja õigeid vastuseid miinustasid, siis ma hakkasin korraks ka endast kahtlema ja tegin siis selgitustaotluse Maksu- ja Tolliametile. Aga tegelikult see on selge. See on juba aastaid selge. Sest kes veel ei tea, siis kui tsiviilõiguses on väga oluline vahetegu, et kas sul on käsundusleping, töövõtuleping või siis hoopis tööleping. Tööleping on see, mis kaitseb töötajad, seal on väga palju reegleid, puhkused, tööaja reeglid, ületasu reeglid, kõik, mis on sellise inimese jaoks, kes sõltub tööandjast, kes ei ole selline iseseisev teenuse osutaja, need on väga olulised talle. Tsiviilõiguslikult on seal väga oluline vahetegu, maksuõiguslikult aga, ja see teeb vahel juura veel keerulisemaks, kui tegelikult oleks vaja, on see, et maksuõiguses, kriminaalõiguses, tsiviilõiguses igal pool võivad sõnad tähendada eri asju. Ja nii on Maksuameti veebis väga selgelt kirjas, et palgatulu mõiste hõlmab töölepingu alusel ja avalikus teenistuses töötamise, töövõtu, käsundus või muu võlaõigusliku lepingu alusel osutatud teenusest makstavat tasu ning juriidilise isiku juhtimise kontrollorgani liikme tasu. Palgatulult peab tööandja kinni tulumaksu, maksab sotsiaalmaksu ja enamikel juhtudel ka töötuskindlustusmakse ja kogumispensionimakse. Ja see tööandja selles kontekstis võib olla suvaline tädi Maali maalt. Ma ei tea, mul ei tulnud ühtegi nime pähe, tädi Maali maalt läks nagu läks. Ja tõepoolest maksuõiguslikus mõttes võid sina olla Bolti või Wolti kulleri või ka taksojuhi, kui sa seda Bolti taksot või mida iganes kasutad. Sa võid olla tema tööandja ja see raha, mis seda maksad, võib olla tema palgatulu. Ilmselgelt see ei ole töölepinguline suhe, see absoluutselt mitte, aga ta on teenus. Ta on teenus. Märgin vahele, et maksude kinnipidamise osas üks erand on küll, kui me räägime kahest tavalisest inimesest, üks ostab teiselt teenust. Sellisel juhul ei pea teenusostja tulumaksu kinni pidama ja mina põrgatasin küsimusi Maksuametile ja nemad mulle vastuseid põrgatsime edasi-tagasi päris mitu ringi, nii et kõik on mustvalgelt selge ja ma loen teile nüüd ette ja panen ekraanile ka, juhuks kui te mind ei usu, vastuse Maksu- ja Tolliametilt. Ma siis kõigepealt esitasin enda hüpoteesi ja nemad vastavad. Teie järeldus on õige. Tavalise inimese ja tavalise inimese vahelise teenuslepingu puhul ei pea tellija ehk tasumaksja küll tulumaksu kinni pidama, aga ta peab siiski esiteks tasuma sotsiaalmaksu, teiseks pidama kinni kogumispensionimakse, kolmandaks tasuma tööandja poolse ja pidama kinni töötaja poolse töötuskindlustusmakse. Ehk käige kõik perse, kes te Redditis miinustasite seda infot. Täpsemalt räägime kõigest sellest juurasõpradega video teises pooles, kui sind huvitab maksuõigus niivõrd detailselt, et sa tahaksid lausa paragrahvi tasandil näha selle kohta midagi või kuulda, siis tere tulemast liituma selle kanaliga kas siin YouTube'is juurasõprade tasandil või tulegi ikka veebilehele plurbay.com/tavakodanik, kus saab kogu sisu alati täiesti reklaamivabalt kätte hinnaga 5 € pluss käibekas kuus ja käibekas laekub siis vähemalt Eesti riigile. Ja kuigi see on siin selge, nii Maksuameti veebist kui ka varasemast meediakajastusest, siis ometi läks Redditis kuidagi nii, et selle postituse all on
saanud miinuseid õigeid vastused. Näiteks keegi kirjutab siin, et kui ma teenust ostan, ma olen tööandja, küsimärk, hüüumärk, küsimärk, hüüumärk. Ja siis ta on saanud vastuse, et tööjõumaksude mõttes oled jah, tsiviilõiguslikus mõttes oled tellija, aga maksude mõttes peab füüsiliselt isikult teenust ostes tööjõumaksud kinni pidama ja tasuma tellija. Kui ostaksid teenust OÜ või FIE käest, siis on nende mure, kui ostad füüsiliselt isikult, on sinu mure. Ja sellest on inimene saanud 5 miinust. Ja see on masendav, sest see on jumala õige info ja seda leiab ka kergesti meediast, aga kellel seda kuradi tõde on vaja, siis on keegi küsinud temalt üle, et kust see väide tuleb on ja millel see tugineb. Ja siis inimene on vastanud, et EMTA käsitluses on palgatulu ka tulu, mida füüsiline isik teenib mingi võistlepingu alusel ja pandud link ja puha. Ja see on siis nullis, see tähendab, et üks inimene on selle veel maha hääletanud omakorda. Nüüd seesama teema, kusjuures on praegu ka aktuaalne just nende Boltide ja Woltide pärast. Sest kes veel ei tea, siis Bolt ja Wolt, nemad käsitlevad ennast lihtsalt vahendusplatvormina. Ehk nemad ei ole nende kullerite ja taksojuhtide tööandja, nemad ei osta neilt teenust, vaid nemad vahendavad tarbija, või teisel pool OÜ võib ka, eks ole, Bolt ja Wolti tellida, aga nemad vahendavad siis teenuse ostja ja teenuse pakkuja vahelist suhet. Mis tähendab, et tõepoolest selle loogika järgi, kui mina tellin endale siin, ja ma kavatsen täna ka tellida, sest täna on pikk päev, täna tuleb õhtul otse ülekanne, kui ma kavatsen tellida siin endale Bolti, või Boltiga süüa, Bolti tellida selleks nagu prostitutsioon või midagi, nagu et Bolti tellida, okei, see nali ei lennanud. Kui ma tellin endale süüa kulleriga siia, siis võib juhtuda, et maksuõiguslikus mõttes olengi mina tema tööandja, peakski riigile makse maksma, aga reaalsuses see muidugi nii ei toimi. Inimesed nii ei tee, mina ka ei tee. Ka mitte töömeeste puhul, kes mingeid väiksemaid tööotsi teevad. Nagu sorry, ma lihtsalt ei viitsi. Absoluutselt ei viitsi, hakka kalkuleerima, hakka deklareerima, hakka eraldi kandma riigil, nagu käige persse, tehke see süsteem korda. Väga lihtne variant seda korda teha oleks kirjutada maksuseadustesse sisse, et teatud reeglid ei kehti, kui füüsiline isik ostab füüsiliselt isikult teenust. Näiteks kui mina füüsilise isikuna ostan teiselt inimeselt mingit teenust, et sellises olukorras peab ikka tema ise oma maksudega tegelema. Ja kui hästi läheb, siis peaks see nüüd kõik muutuma. Huvitav, miks siis Martin Helme omal ajal sellega ei tegelenud või miks see alles praegu hakkab muutuma, aga loodame, et nüüd muutub. 8. jaanuaril 2026 avaldas ERR artikli pealkirjaga Eraisikute vaheliste teenuste sotsiaalmaksu korrastus jõudis valitsusse ja siin on kirjas, et muuhulgas kaoks siis selle eelnõu kohaselt füüsiliselt isikult teenuse tellinud füüsilisel isikul kohustus tasuda sotsiaalmaksu. Ehk kui see läbi läheb, siis kaob see sotsiaalmaksu teema ära. Muidugi siin on konkreetselt mainitud ainult sotsiaalmaksu, ma loodan, et siis mingisugused kogumispensioni maksed ja töötluskindlustusmakse teemad kuskil ripakile ei jää. Loodame. Aga lisaks on siin ka mainitud eraldi nende Boltide ja Woltide ja platvormide teemat. Samuti täpsustab eelnõu sotsiaalmaksu tasumist, kui inimene osutab teisele inimesele teenust platvormi kaudu, näiteks toob Bolti või Wolti kaudu toitu koju. Ja siin uudises on ka väga mustvalgelt selgitatud, et praegu kehtiva seaduse kohaselt peaks eraisikult teenuseid, näiteks koristust, remonti või lapsehoidmist telliv eraisik teenuse osutaja registreerima töötamise registris ja tema töö eest maksma ka sotsiaalmaksu. Saate aru, selline teoorias seadus nõuab seda, et mina regaksin endale kõik need inimesed töötajateks ja maksaks nendest makse, mis on veider, sest come on Simmo, mina ei vastuta nende elude eest rohkem, kui nemad enda elude eest vastutavad. Muidugi väga keeruline oleks üldiselt muuta reegleid, et töölepingul ühed reeglid, käsundus- ja töövõtulepingul teised, sellepärast mida teevad juba paljud suurettevõtted ja ka väiksemad. Nad suruvad inimestele peale neid niinimetatud võistlepinguid, võist siis võlaõigusseadus, selline üldregulatsioon. Nad üritavad vältida töölepingu sõlmimist, sest töölepinguga tulebki hästi palju hüvesid töötajale ja see tähendab ka kohustusi tööandjale. Hästi oluline on teada, ma olen seda vähemalt 5 videos tõenäoliselt rohkem rõhutan uuesti. Kui sa oled näiteks klienditeenindaja kuskil ettevõttes, oled ees lauas ja sul on ette pandud käsundusleping, siis palun tea, see tegelikult ei ole käsundusleping, see on tegelikult tööleping. On täiesti mõeldamatu, et klienditeenindaja, kes peab kindlal ajal olema kindlas kohas, alluma ettevõtte sisekorra reeglitele, kasutab selle ettevõtte vahendid ja nii edasi, on põhimõtteliselt välistatud, et see võiks päriselt olla käsundusleping. Ja seda nii paljud inimesed ei tea. Lepingu pealkiri ei loeb sisu. Aga tulles tagasi nüüd selle maksuteema juurde, siis siin ongi kirjutatud, et nüüd seadusandja tahab siis seda asja muuta ja siin on tsiteeritud eelnõu seletuskirja, et füüsilisest isikust teenuse tellija ehk tavaline inimene kindlasti ei taju ega ole teadlik, et näiteks toidukullerilt teenust tellides tuleks tal kanda teenust osutav füüsiline isik töötamise registrisse, esitada maksudeklaratsioon ning tasuda sellelt sotsiaalmaks ja sotsiaalkindlustusmaksed. Ja see on tõsi, tavaline inimene ei tule selle peale, isegi mina, jurist, kes ma teadsin, et maksuseadused on sellised ja mina mõtlesin kogu aeg töömehe peale. Mul just oli vaja siin jälle töömehe abi ja mõtlesin jälle selle maksuteema peale, mõtlesin, fuck it, suva.
mida iganes. Siin on ka märgitud, et tegelikult aastas tuleb 6 tonni ainult maksuraha sealt, see on pudi-padi igal pool laiali, seda on võimatu põhimõtteliselt, peaks kõiki menetlema, sisuliselt peaks kõiki menetlema. Aga isegi mina, teades seda maksuõiguslikku reaalsust, ei tulnud isegi selle peale, et toidukuller läheb ka sinna alla, see on maksimaalselt absurdne. Siin muidugi räägitakse sellest, et seadusandja tahab nende platvormide puhul, just nende platvormide puhul nihutada siis selle maksukohustuse platvormile, mis on selles suhtes loogiline, et riigil ja maksuametil praktikas on palju lihtsam saada seda maksuraha kätte mingitelt suurtelt platvormidelt versus see, et hakata ikkagi nagu neid üksikuid inimesi taga ajama. See oleks täiesti mõttetu ressurss, ehk see süsteem on täiesti ebapraktiline. Kuigi siin uudises on ka ära mainitud, et see seletuskiri tunnistab, et tegelikult suure tõenäosusega täna need platvormid, Woldid ja Boltid ja muud sarnased, et nad niikuinii kuidagi kas survestavad või lausa kohustavad, ma ei tea, aga tõenäosus on suur, et need kullerid ja autojuhid ja kõik need tegelased seal, et tõenäoliselt nad peavad opereerima OÜ alt või ettevõtluskonto kaudu just nimelt, et ei tekiks seda olukorda, mistõttu ei ole põhjust eeldada, et sealt nüüd tohutult maksulaekumine kuidagi suureneks, sest nagu ma ütlesin, kui see, kellele sa maksad, on OÜ või FIE või kasutab ettevõtluskontot, siis seda dilemmat niikuinii ei teki. Siis on edasi küsimus juba selles rahasaaja osaühingus, et kuidas sealt raha välja makstakse ja mis makse siis makstakse. Ettevõtluskonto puhul lähevad nad niikuinii automaatselt maha, kui on füüsiline isik, kes ostab teiselt füüsiliselt isikult. Kui firma ostab teenust tavaliselt inimeselt, makstes tasu ettevõtluskontole, siis firma peab maksma teatud ulatuses veel lisaks makse, aga see on odavam kui sotsiaalmaks, aga nüüd ma läksin vist liiga spetsiifiliseks, see teid vist ei huvita. Võib-olla võib kunagi teha ettevõtluskontost eraldi video, tegelikult seda teemat sai käsitletud päris pikalt ühes otseülekandes, nii et tõenäoliselt eraldi videot ei tule, aga ettevõtluskonto kohta on infot Maksu- ja Tolliameti veebis, soovitan uurida. Mind jäi kummitama veel see, kuidas siin ERR-i uudises on mainitud, et tegelikult eelnõu autorid isegi ei tea, mis värk nende platvormidega on. Siin on kirjas, et autorid nendivad, et reaalsuses platvormid tõenäoliselt sunnivad teenusosutajaid, näiteks kullerid. Sotsiaalmaksu tasumise asemel teenuseid osutama kas enda osaühingu alt või siis ettevõtluskontot kasutades, ehk reaalsuses sotsiaalmaksu laekumine kuivõrd ei muutuks. Mis nagu tekitab küsimuse, et kas see ei oleks asi, mida tuleks välja uurida enne, kui te hakkate seadust muutma, kas hetkeolukorda ei tuleks kaardistada selleks, et hinnata seaduse võimalikku mõju. Tuleb välja, et seda siin ei ole tehtud, selle asemel on lihtsalt pakutud välja selline variant, et kui nüüd platvormide kaudu teenuste osutajate ettevõtluskonto kasutamine kasvaks 1000 inimese võrra, siis võiks maksulaekumine kasvada aastas 1,3 miljoni euro võrra. Aastas, mis on nagu maru kuradi optimistlik prognoos, mis ei põhine mitte kuradi millelgi, sest nad nendivad ise ka, et tõenäoliselt on seal täna juba muud skeemid mängus. Ehk nagu, mis kuradi kvaliteediga meil see seadusloome siin ikkagi käib, et me ei tea, mis on hetkeolukord, aga muudame ära ja loodame parimat, äkki tuleb 1 miljon juurde. Kui need muudatused läbi lähevad, millest siin uudises räägitakse, küllap siis võtame need ette, vaatame, mis siis täpselt muutus või muutunud. Seni aga võtke teadmiseks, et te olete tõenäoliselt kõik maksupetturid, mina ka, sest ma just mingi väikse tööteenuse ostsin töömehelt ja täiesti teadlikult maksin talle lihtsalt raha käe peale, tegelikult mitte käe peale virtuaalselt ega mida iganes. Jah, ma tunnistan praegu üles maksupettust, teadlikku maksupettust, ma jätsin riigile selle väikse summa pealt sotsmaksu tasumata ja mul on jumala suva, seepärast see süsteem on täiesti lollakas. Miks pean mina tavalise inimesena vastutama teise tavalise inimese maksukohustuse eest? Olgu see ikka tema vastutus. Aga nüüd edasi siit lähme juurasõpradega, vaatame kõigepealt otsa seaduse tekstile hästi põgusalt, sest see ei ole eriti seksikas, on tüütu, aga lihtsalt, et te näeks, et kuidas seda on võimalik seadusest välja lugeda, et nii on, mida isegi rahandusminister toona ei teadnud. Ma väga loodan, lootes head, ma loodan, et Martin Helme on tänaseks lihtsalt aru saanud oma vigasest, ekslikust, täiesti väärast seisukohast ja sellepärast räägib sellest, et Läänemets on maksupettuse toime pannud. Vastasel juhul ta on täielik silmakirja teener, mis tundub ka üsna tõenäoline variant, aga see selleks. Video teises pooles vaatame juurasõpradega ka siis seda selgitustaotlust, mille ma esitasin Maksu- ja Tolliametile ja nende vastust, et te teaksite, et see on päriselt nii, kuigi ma panen siia video alla need uudiste lingid, et te näete, et seda on juba 1 miljon korda välja öeldud, aga 7-kordselt ei kärise. Nii et vaatame veel, räägime uuesti. Teistele siis aga kokkuvõtteks, et nüüd te teate, te olete kõik tõenäoliselt maksupetturid, mina ka, tere, meeldib tutvuda, aitäh teile ja järgmise korrani.